Nii, hakkame otsast peale. Piibliraamatu eestikeelsele lugemisega jätkame. 1897 Tartus trükitud. 22. peatükid 2.–25.9. See on siis selline huvitav portsjon. Vana testamendi osa ei ole väga pikk, aga Uues testamendis on päris palju. Nädala nimetus, jäi ütlemata, nädala nimetus on siis nädal 40 on Paalak, et nii heebrea kui inglise keelest, eesti keeles on ta siis 2 A-ga Paalak. Kontekstis, kui te seda kuulete, miks sellel inimesel on selline trots heebrea laste vastu? Piiblis seda nii hästi välja ei tule, aga Jašeri raamatus, mis laiendab siis seda üles tähendatud kroonikat. See, kes nõudis, et see neid neaks, ta oli seotud Egiptuse kuningakojaga siis, kui Mooses tegi neid imesi seal. Aga kui ju see asi seal ära lõppes, need nõiad ja need kõrged sortsid saadeti ju tegelikult sealt välja ja läksid ju uue tööandja juurde, aga seda imet, uued tööandjad põrkusid samamoodi heebrea lastega kokku. Ühesõnaga, hakkame pihta. 22. peatükk, 2. värss. Kui Paalak, Sippori poeg, nägi kõik, mis Iisrael oli Eemori rahvale teinud ja et Moabi rahvas seda rahvast väga kartis, et teda palju oli, siis tuli Moabi rahvale hirm peale Iisraeli laste pärast. Siis ütles Moab Midiani vanemate vastu. Küll see selts nüüd kõike paljaks sööb, mis meie ümberkaudu, nõnda kui härg välja rohu kuumaks keelega ära võtab. Ja Paalak, Sippori poeg, oli Moabi rahva üle kuningas sel samal ajal. Ja ta läkitas käsud Bileami Beori poja juurde Petori, mis jõe ääres tema rahva laste maal oli, teda kutsuma ja ütles, vaata, rahvas on tulnud Egiptuse maalt ära. Vaata, ta katab kõik maa pinna ära ja on seismas mu kohal. Ja nüüd tuleb, palun ma, nea mulle see rahvas ära, sest ta on vägevam meid, ehk ma saan vahest võimust, et meie teda maha lööme ja mina teda siit maalt ära ajan. Sest ma tean, keda sa õnnistad, see on õnnistatud ja keda sa ära nead, see on ära neetud. Siis läksid Moabi vanemad ja Midiani vanemad ja õnneandjate palk oli nende käes ja nemad tulid Bileami juurde ja rääkisid ta vastu Paalaki sõnad. Bileam on siis see üks nendest maagidest, kes oli Egiptuse kuningakojas.
Moosese ajal. Ja tema ütles nende vastu, jääge siia öömajale, seks ööks. Siis tahan ma teiega sõnumeid jälle läkitada, nõnda kui Jehova saab mu vastu räägitud. Siis jäid Moabi vürstid Piilemi juurde ja Jumal tuli Piilemi juurde ja ütles, kes on need samad mehed, kes sinu juures? Ja Piilem ütles Jumala vastu, Baalak, Zippori poeg, Moabi kuningas on mu juurde läkitanud ja öelnud, vaata, üks rahvas on Egiptuse maalt välja tulnud ja tahab kõik maapinna ära, et tule siis vannu mulle teda ära, ehk ma vahest saan võimust ta vastu sõdides ja teda ära ajan. Ja Jumal ütles Piilemi vastu, ei, sa pea mitte nendega minema ja sa ei pea mitte seda rahvast ära needma, sest tema on õnnistatud. Siis tõusis Piileam hommiku üles ja ütles Baalaki vürstide vastu, minge oma maale, sest Jehova ei taha mulle mitte luba anda teiega minna. Ja Moabi vürstid võtsid kätte ja tulid Baalaki juurde ja ütlesid, Piileam ei tahtnud mitte meiega tulla ja Baalak võttis jälle läkitada vürstid enam ja ausamad, kui need olid. Kui nemad Piileami juurde tulid, siis ütlesid nemad temale, nõnda ütles Baalak Zippori poeg, et ära keela mitte mu juurde tulemast, sest ma tahan sulle väga suure au teha ja kõik, mis sa mulle ütled, tahan ma teha, et tule palun ma vannu mulle seesama rahvas ära. Siis vastas Piilem ja ütles Baalaki sulastajale vastu, kui Baalak mulle annaks oma koja täie hõbedat ja kulda, ei võiks ma Jehova oma Jumala üle suusõna mitte astuda, et ma teenin vähe ehk suurt. Et jääge siis nüüd teie ka siia seks ööks, et ma saan teada, mis Jehova veel minuga võtab rääkida. Ja Jumal tuli Piilemi juurde ööse ja ütles temale, kui mehed on tulnud sind kutsuma, siis võta kätte, mine nendega, aga ometi selle asja, mis ma sulle räägin, selle pead sa tegema. Ja Piilem tõusis hommikul üles ja pani oma eesli sadulasse ja läksid Moabi vürstidega. Ja Jumala viha süttis põlema, et ta oli minemas ja Jehova ingel tuli seisma tee peale temale vastaseks. Ja ta oli sõitmas oma ema eesli seljas ja tema 2 poissi olid temaga. Kui ema eesel nägi Jehova ingli tee peal seisvat ja tema mõek oli paljasta käes, siis kallas ema eesel tee pealt ära ja läks väljapoole. Siis lõi Piilem ema eeslit ja ta pidi seda tee peale kallama. Aga Jehova ingel seisis Viinamägede teeraja peal, kus sauest sein mõlemal pool. Kui ema eesel Jehova inglit nägi, siis pigistas ta ennast vastu seina ja pigistas Piilemi jala vastu seina ja see lõi teda veel enam. Ja Jehova ingel võttis veel eemale minna ja jäi seisma ühe kitsa koha, kus teed ei olnud kallata paremale ega pahemat kätt. Kui eesel Jehova inglit nägi, siis heitis ta maha Piilemi alla ja Piilem viha süttis põlema ja ta lõi ema eeslit kepiga. Siis tegi Jehova ema eesli suu lahti, et ta Piilemile ütles, mis olen ma sulle teinud, et sa mind nüüd 3 korda löönud, 2 Peetri 2:16. Ja Piilem ütles ema eeslile, sellepärast, et sa mind oled naernud. Oleks mõek mu käes, tõesti, ma tapaksin sind nüüd ära. Ja ema eesel ütles Piilemi vastu, eks mina ei ole su ema eesel, mis peal sa oled sõitnud sest ajast, kui sa hakkasid täna päevani. Ons mu viis iial olnud nõnda sulle teha ja tema ütles ei mitte. Kui Jehova Piilemi silmad lahti tegi ja ta nägi Jehova inglit tee peal seismast ja ta
mõek oli paljas tema käes, siis kummardas tema peaga ja heitis silmini maha. Ja Jehova ingel ütles ta vastu, mispärast oled sa oma ema eeslit nüüd 3 korda löönud? Vaata, mina olen välja tulnud sulle vastaseks, sest tee läheb minu eest kõrvale. Ja ema eesel nägi mind ja kallas mu eest ära, et need 3 korda. Kui ta ei oleks vahest mu eest ära kallanud, ehk ma nüüd sindki oleksin tapnud ja teda elusse jätnud. Siis ütles Piilem Jehova ingli vastu, ma olen pattu teinud, sest ma pole mitte teadnud, et sa mu vastu seisnud tee peal. Ja kui see nüüd paha on su meelest, siis lähen ma tagasi. Ja Jehova ingel ütles Piilem vastu, mine meestega, aga selle sõna pead sa üksi päinis rääkima. Mis ma su vastu tahan rääkida? Siis läks Piilem Baalaki vürstidega. Kui Baalak kuulis, et Piilemi tuli, siis läks ta välja tema vastu sinna Moobi linna, mis Aaroni raja ääres, mis raja viimses otsas. Ja Baalak ütles Piileami vastu, eks ma ole küll su juurde läkitanud sind kutsuma. Miks sa pole mu juurde tulnud? Eks ma või sulle õieti au teha. Ja Piilem ütles Baalaki vastu, vaata, ma olen su juurde tulnud. Kas ma võin küll nüüd midagi rääkida? See sõna, mis Jumal mu suhu paneb, see tahan ma rääkida. Siis läks Piilem Baalakiga ja nemad tulid Utsoki linna. Ja Baalak tappis veisid ja pudulooseid ja läkitas Piilemi vürstide juurde, kes temaga olid. Ja see oli hommiku ja Baalak võttis Piileami ja viis teda üles Baali kõrge paikade peale. Ja sealt nägi ta tagumist rahva otsa. Peatükk, 23. peatükk. Piileami õnnistamine. Ja Piilem ütles Baalaki vastu, ehita mulle siia 7 altarit ja valmista mulle siin 7 märssi ja 7 jäära. Ja Baalak tegi nõnda, kui Piilem oli rääkinud. Ja Baalak ohverdas Piileamiga 1 värsi ja jäära iga altari peal. Ja Piilem ütles Baalakile, jää seisma oma põletamise ohvri juurde ja mina lähen sinna, ehk tuleb vahest Jehova mu vastu. Ja see asja, mis ta mulle annab näha, tahan ma sulle teada anda. Siis läks ta ühe kõrge mäe kohta ja Jumal tuli Piilemi vastu ja Piilem ütles tema vastu, 7 altarit olen ma valmistanud ja olen 1 värsi ja 1 jäära iga altari pealt ohverdanud. Ja Jehova pani see sõna Piilemi suhu ja ütles, mine tagasi Baalaki juurde ja ütle nõnda. Siis läks ta tagasi tema juurde ja vaata, ta seisis oma põletamise ohvri juures, tema ja kõik Moabi vürstid. Ja ta hakkas oma tähendamise sõna ja ütles, Aaramist tõi Baalak, Moabi kuningas mind hommikupoolist mägedest ja ütles, tule nea mulle Jakob ära ja tule sajata Iisraeli. Mis pean ma ära vanduma, keda Jumal ära ei vannu? Ja mis pean ma sajatama, keda Jehova ei sajata? Kaljude otsast näen ma teda ja mäeküngastest vaatan ma tema peale, en näe rahvast. See peab isepäinis elama ja teda ei pea mitte paganate sekka arvatama. Kes loeb ära Jakobi põrmu ja neljandama Iisraeli osa aru. Minu hing surgu õiglaste surma ja minu viimane ots olgu nõnda kui selle. 1. Moosese 13.16.
Ja Baalak ütles Bileami vastu, mis oled sa mulle teinud? Ma olen sind võtnud, et sa pidid mu vaenlased ära vanduma ja vaata, sa oled neid pealegi õnnistanud. Ja ta vastas ja ütles, eks ma peaks seda tähele panema, mis Jehova mu suhu pannud, et ma seda räägin. Ja Baalak ütles ta vastu, tule nüüd minuga teise paika, kus sa teda saad näha. Tema otsa saad ja saa üksi päinist näha, aga teda kõik ei saa mitte näha ja vannu teda mulle sealt ära. Ja ta viis teda vahimeeste väljale Piska mäe otsa ja ehitas 7 altarit ja ohverdas ühe värsi ja jäära iga altari pealt. Ja tema ütles Baalaki vastu, jää siia oma põletamise ohvri juurde seisma. Küll ma saan siin tema vastu. Ja Jehova tuli Bileam vastu ja pani sõna ta suhu ja ütles, mine tagasi Baalaki juurde ja räägi nõnda. Ja ta tuli tema juurde ja vaata, ta seisis oma põletamise ohvri juures ja Moabi vürstid temaga. Ja Baalak ütles temale, mis rääkis Jehova. Ja ta hakkas oma tähendamise sõna ja ütles, tõuse üles, Baalak, ja kuule. Pööra oma kõrvad minu poole, Sippori poeg. Jumal ei ole mees, et ta peaks valetama ega inimese laps, et ta peaks kahetsema. Kas tema peaks ütlema ja ei peaks tegema ja peaks ta rääkima ja ei peaks seda tõeks saama. Laul 334. Vaata, mind on käskinud õnnistada, et Jumal on õnnistanud, ei saa mina seda enam tagasi. Ei tunta tühja Jakobis, ei nähta vaeva Iisraelis. Jehova tema Jumal on temaga ja hõiskamise kuninga poole on ta seas. Jumal on neid Egiptuse maalt ära saatnud. Temal on nii palju rammu kui metsahärjal. Ei aita lausumine Jakobi vastu ega õnne andmine Iisraeli vastu. Omal ajal peab Jakobist ja Iisraelist öeldama, mis Jumal on teinud. Vaata, rahvas tõuseb üles kui hirmus lõukoer ja ajab ennast püsti kui lõukoer. Ei ta heida maha enne, kui ta saab saagi ära söönud ja nende vere ära joonud, kes maha löödud. Ja Baalak ütles Bileami vastu, ei saa pea teda paigast mitte ära vanduma ega paigast teda õnnistama. Ja Bileam vastas ja ütles Baalaki vastu, eks ma pole sulle rääkinud ja ütelnud kõik, mis Jehova saab rääkinud, seda tahan ma teha. Ja Baalak ütles Bileami vastu, et tule nüüd, ma tahan sind teise paika viia, ehk see vahest õige on Jumala meelest ja vannu mulle teda sealt ära. Ja Baalak viis Bileami Peori mäe otsa, mis paistab kõrbe poole. Ja Bileam ütles Baalaki vastu, ehita mulle siia 7 altarit ja valmista mulle siin 7 värssi ja 7 jäära. Ja Baalak tegi nõnda, kui Bileam oli öelnud ja tema ohverdas ühe värsi ja jäära iga altari peal. 24. peatükk. Bileam õnnistab veel ikka ja kuulutab tulevaid asju. Kui Bileam nägi, et see hea oli Jehova meelest Iisraeli õnnistada, siis ei läinud ta mitte kui esimesel ja teisel korral õnne andmist otsima, vaid ta pööras oma silmad kõrbe poole. Ja Bileam tõstis oma silmad üles ja nägi Iisraeli seas seal seisvat oma suguharude järele. Ja Jumala vaim sai ta peale ja ta hakkas oma tähendamise sõna ja ütles, Bileam Peori poeg ütleb, see mees, kelle silmad lahti tehtud, ütleb, Psalm 23, 7-18. See ütleb, kes Jumala kõnesid kuuleb, kes kõige vägevama Jumala
näitamist näeb, kes maha heidab ja kelle silmad lahti tehtud. Mis head on sinu telgid, Jakob, su majad, Iisrael, kui jõed, mis kaugele jooksevad, kui rohuaiad jõe ääres, kui aiapuud, mis Jehova istutanud, kui seedripuud vee ääres. Seedripuud. Vesi peab jooksma tema ämbrite seest ja ta sugu kui suur vesi ja ta kuningas peab ülem olema kui Agag ja tema kuningriik peab saama ühendatud. Jumal on teda Egiptuse maalt ära toonud. Temal on nii palju rammu kui metsahärel ja ta sööb paganad ära oma vaenlased ja murrab nende luud ja oma nooltega laseb ta neid läbi. Ta on röötsakile maas, ta magab maas kui lõukoer ja kui hirmus lõukoer, kes võib teda üles saada. Kes sind õnnistavad, need on õnnistatud, kes sind ära neavad, need on ära neetud. 1. Moosese 49:9. Siis süttis Baalaki viha põlema Biilami vastu ja ta lõi oma käed kokku ja Baalak ütles Biilami vastu, ma olen sind kutsunud oma vaenlast ära vanduma ja vaata, sa oled neid pealegi õnnistanud juba 3 korda. Ja nüüd põgene ära oma paika. Ma olin ütelnud, ma pidin sulle õieti au tegema, aga vaata, Jehova on sinule keelanud au. Ja Biilam ütles Baalaki vastu, eks ma pole ka su käskude vastu rääkinud, keda sa mu juurde läkitasid ja öelnud, kui Baalak mulle annaks oma koja täie hõbedat ja kulda, ei võiks ma mitte Jehova üle suusõna astuda, et ma teeniksin head ehk kurja omast südamest. Mis Jehova võtab rääkida, seda tahan ma rääkida. Psalm 22:8, Miika 6:5. Maika peaks olema see. Nii. Ja nüüd vaata, ma lähen oma rahva juurde, tule, ma tahan sulle kuulutada, mis see rahvas võtab sinu rahvale teha viimsil päevil. Psalm 25:1-2 ja 31:7-17. Ja ta hakkas oma tähendamise sõna ja ütles, Biilam Beori poeg ütleb ja see mees, kelle silmad lahti tehtud, ütleb. See ütleb, kes Jumala kõnesid kuuleb ja teab kõige kõrgema tundmist, kes kõige vägevama nägemist näeb, kes maha heidab ja kelle silmad lahti tehtud. Ma näen teda, aga mitte nüüd. Ma vaatan tema peale, aga mitte ligidalt. Täht käib välja Jakobist ja kuninga kepp tõuseb üles Iisraelist ja peksab maha Moabi maa vürstid ja rikub ära kõik Seti lapsed. Mattuse 2:2, ilmutuse raamat 22:16. Ja Eedom peab olema päris ja Seir peab oma vaenlaste päris olema, aga Iisrael peab vahvaste tegema. Ja see, kes Jakobist tuleb, peab valitsema ja hukka saatma, mis linnast järele jäänud. Ja ta nägi Aamaleki ja hakkas oma tähendamise sõna ja ütles, Aamalek on esimene paganate seast ja ta viimane sugu saab hukka. Ja ta nägi geenirahvast ja hakkas oma
tähendamise sõna ja ütles: tugev on su elumaja ja kalju peale oled sa pannud oma pesa. Siiski peab Kain saama ära põletatud, kui usur sind vangi viib. Ja ta hakkas oma tähendamise sõna ja ütles: oh, kes elab siis, kui Jumal seda võtab teha, aga Kiti rahva käest tulevad laevad ja vaevamad Ussurist või Asurist ja vaevavad Eberit ja ta ise ka saab hukka. Ja Bileam võttis kätte ja läks ära ja läks tagasi oma paika ja Baalak läks ka oma teed. 25 peatükk. Iisraeli hooruse ja võõra jumala teenistuse nuhtlus. Ja Iisrael elas Sittimis ja rahvas hakkas minema hooratööd tegema Moabi tütardega. Ja neid kutsusid rahva oma jumalate ohvrite juurde. Ja rahvas sõi ja nemad kummardasid nende jumalate ette. Psalm 24, 14 ja 31, 61. Ja Iisrael heitis Baal-Peori poole. Siis süttis Jehova viha põlema Iisraeli vastu. 5. Mooses 4.3. Ja Jehova ütles Moosese vastu: võta kõik rahva peavamad ja poo neid üles Jehovale päeva kätte, et Jehova tuline viha Iisraelist pöörab. Ja Mooses ütles Iisraeli kohtuvanemate vastu: tapke igaüks oma mehed, kes heitnud Baal-Peori poole. Ja vaata, üks mees Iisraeli laste seast tuli ja viis oma vendade juurde ühe Midiani meeste rahva Moosese nähes ja kõige Iisraeli laste koguduse nähes, kui nemad olid nutmas koguduse telgi ukse ees. Kui Piineas, Eleasari poeg, preestri Aaroni poeg, keda nägi, siis tõusis ta üles koguduse seest ja võttis piigi enese kätte. Laul 106.30. Ja läks selle Iisraeli mehe järele Hooraredusse ja pistis mõlemad nii hästi Iisraeli mehe kui naisterahva kõhust läbi ja nuhtlus sai ära keelatud Iisraeli laste seast. Ja neid, kes sesse nuhtlusesse ära surid, oli 30 000. Nojah. Äärmiselt huvitav, õpetlik osa, samas ka raske osa. Aga huvitavaid võrdlusi võib ju kohe tuua.
no jah, see, mis ma alguses ütlesin. Siin oli nüüd 2 tendentskit. Üks oli see šamaan nii-öelda, kelle juured, nüüd ma võisingi eksida sellega, minu arust tema isa oli Egiptuse kojas. Siis kui Mooses seal oli, enne seda, kui rahvas Egiptusest välja rändas, oli üks nendest peanõidjadest, kes Vaaraole seal abiks olid. Seepärast need 2 nime, mis siin mainiti, minu arust Moosese 2. raamatus mainib korraks neid 2 nime ja rohkem ei maini. Aga kuna need ei suutnud Vaarao siis seda käsku täita, et need maagid ei olnud looja õnnistustest ja looja nendest imedest võimsamad, siis Jasheri raamatus ja kui ma ei eksi, siis ka Josephus kirjeldab seda, et need aeti sealt Vaaro kojast välja. Ja siis, oli küll parasjagu trotsi ühel, aga üks, kes nägi looja väge, hakkas hoopiski looja prohvetiks. Või mitte prohvetiks, aga võiks öelda, et prohvetiks, aga nõiatohter on nagu natukene vale öelda. Seepärast, et see on nii-öelda klassifikatsioon, kes kummardasid oma jumalustele, oma hingedele, oma teemonitele, oma energiatele, oma puudele. Neid kutsuti maagideks, šamaanideks. Nekromantsijad, kes surnud hingedega tegelevad, teemonitega, nii-öelda kehata hingedeta. Piibliline kontseptsioon kirjeldab siis uputuse järgselt neid langenud inglite järeltulijaid, kes siis uputuses hukkusid ja kelle kehad jäid siia rändlema, kuna nad ei olnud ainult maised ega ainult taevased, vaid segu. Taevasse nad ei pääsenud ja nad jäidki siia ringlema, aga nendel on ankrut vaja, et nad saaksid siin tegutseda. Et need kehadete hinged, need ongi need teemonid. Need nii-öelda jutumärkides meie esivanemate hinged, kes võivad rääkida meile igasuguseid asju. Seepärast, et nad on siin kogu aeg meiega koos olnud. Aga nad lihtsalt ootavad kutset, et nad saaksid oma dominantsi, oma territoriaalvõimu siis rakendada. Kust tulevad igasugused need esivanematega ühenduste ja kontakti võtmised ja luigilauad ja need kristallkuulikesed ja kõik need nekromants ja kanaldused. Aga see selleks. Aga teine mees, kes sealt kojast ära saadeti, minu arust see mees põgenes ju Midiani maale. Kas mitte sinna sammusesse tagasi, kust Mooses Jefro oli ju Midiani üks preestritest. Et Mooses tema naine sai ju võetud sealt maalt. Kõrgpreestri nii-öelda kojast tema tütardest. Aga Mooses sellel ajal, kui ta oli ka pagenduses, muud raamatud ja muud nii-öelda jutumärkides paganate tekstid kinnitavad ka seda, et oli suur vägev liider, kellel oli õnnistus, kes tegi igasuguseid vägevaid tükke. Et tema nimi on väga sarnane, nemad kasutasid küll teist nime, aga kõik need atribuudid ja asjad, mida nagu sellele suurele kindralile, väepealikule pandi. Et teised tekstid väidavad, et see oli Mooses pagenduse aeg, kui ta oli Midiani ühe preestri
tütrekaasa seal maal ja sõjaväekindral, seepärast tema sai ju kõik oma koolituse Egiptuse õukonnast. Ta sai ju pühitsetud sisse tegelikult ka okultismi koolidesse, koolkondadesse, kogu sellesse hermeetik. Ühesõnaga, ma võin selle nimetusega nüüd praegu eksida, aga noh, see selleks. See on see nii-öelda need okultismi juured. Et tegelikult Moosesel on mõlema leeri teadmised. Aga ta sai ka aru, kus on vahe, mis tuleb looja poolt, mis tuleb tumedate jõudude poolt. No see selleks. Ühesõnaga. Aga kui need juba tulid sealt Egiptusest välja, sellel valitsejal oli hirm, et näe, tuleb siuke rahvas ja tullakse meile kallale. Nendega ei oleks juhtunud mitte midagi, kui nad ei oleks ise tüli norima hakanud. Aga siin on huvitav asi see, et mis läheb nagu väga selle nädalaga kokku, kes kui palju välismaist uudiseid asju jälgib. Tucker Carlson tegi huvitava intervjuu ühe ametimehega. Senaator äkki oli või? Ted Cruz. Ja Cruz ülbitses ja mölises seal, et mul on piiblis öeldud, et ma pean Iisraeli õnnistama ja kui ma ei õnnista, siis mul on ära neetud. Aga kontekstiliselt siin, selles sammuses, juba selles sammuses osas, ta ei räägi riigist, ta ei räägi sellest praegusest korrumpeerunud võimust ega sellest Rothschildide ja Rockefellerite ja Inglise krooni pankurite poolt üles ehitatud võlts Iisraelist. Ta räägib nendest, seepärast, et Jakobi nimi ju muudeti ära. Jakobi nimi sai Iisraeliks, kui ta sai rahvas. Aga ta on ka ju Aabrami nii-öelda järeltulija. Et selles mõttes looja valis ühe kindla mehe, kes käis tema õpetuses, seepärast, et Aabram tuli ju välja täiesti sügavast nii nimetatud paganismist, et sealt Sumerist, Babyloniast, et seal tehti ju igasuguseid lollusi, kuni üks mees avastas, et see kõik ei ole õige, et sellepärast ju maailma esimest korda hävitati. Ja siis ta otsis loojat ja looja õpetas teda. Aga see sõdimine, et noh, tule nea nad ära. Ja siis oli samamoodi, et see läks siis selle nii-öelda selle šamaani juurde, selle ennustaja juurde, noh, maagi juurde. Ja see ütles, et looja ei luba mul neid ära needa, et nad on õnnistatud, seepärast, et loojal on nendega plaan. Noh, mis oli nende plaan? Looja saatis oma poja läbi nende. Et see asi siin õigeks tampida. Aga see suur valitseja, see suur vürst, maabivürst, lubas talle ju igasugust varandust. Peaasi, et see ainult selle rahva ära neaks, aga ütles, et ma ei saa midagi teha, see ei tule minust. Et ma ei saa seda omakasupüüdlikult teha. Ma ei saa õnnistusi ja needusi anda rikkuse arvelt. See aeg on möödas. Kui looja lubab, siis lubab, kui ei, siis ei. Aga näe, ta andis ka nii palju teada, et näed, sa ei saa neid neada, sa ei saa neid ära rikkuda. Ainus, millega sa suudad seda rahvast murda, on, kui sa suudad neile juurde saata need pahed.
need kombetalitused, mis paganad ümberringi teevad, et kui rikutakse looja reegleid, looja seadusi, hakatakse kummardama nendes kõrgetes kohtades, siin jälle tõi selle välja, et ta ütles ka Paali kõrgel mäel samamoodi, et kus need olid need laste ohverduste, need nii-öelda need päiksekummarduse ja need ohvrimäed, ohvrikivid. Lihtsalt mul on kahju, aga me jäämegi meie maausulistega lihtsalt põrkuma. Seepärast, et need ongi need hiiekohad ja te ei saa siiamaani sellest aru. Kui te ei ole oma silmaga neid teemaneid näinud nendes hiiekohtades. Te ei hakka elu sees aru saama. Ja see prohvet ütleski, et ainus võimalus rahvas ära needa, rahvalt õnnistus ära võtta, on kui lastakse rahval teha neid kombetalitusi, kui lastakse rahval segada ennast nende naistega, kes keelitavad siis neid poegi, neid mehi kummardama nende jumalate järgi, tegema nende kombetalitusi, käima nende pühapaikades, ohverdama nende pühasi loomi, seepärast, et erinevalt loojast, loojaõpetusest üldjuhul kõik ümberringsed nii-öelda need polüteistlikud doktreenid, püha loom on üldjoontes nende jaoks siga, jõulusiga ja lihavõtte siga ja lihavõtte jänes ja piibliliselt mitte puhtad loomad, kuidas saavad olla looja pühade, kiriku pühade siis nagu pearoog, mitte puhas loom. Ja siis üritatakse võtta see Peetruse raamat või see, et näed, et looja tegi need loomad puhtaks. Loe paar värss edasi, loe paar rida edasi. See oli võrdlus, see, ta ei rääkinud loomadest seal selles unenäos. Ta rääkis sellest, et roomlased tulevad sinu juurde, et nii-öelda mitte puhtad, et heebrealaste jaoks, tolleks hetkeks juutide jaoks, kõik teised, kes ei olnud, siis nende rahva osa olid nende jaoks mitte puhtad nii-öelda nagu loomad. Paganad nimetavad üldjuhul palju rõvedamalt neid teisi inimesi, keda nad ei pea nagu siis nii-öelda enda klassiks. Et on palju rõvedamad nimetused sellele. Aga nii-öelda juudid kutsusid kõiki teisi kariloomadeks. Mitte puhasteks loomadeks. Et tegelikult see nägemus oli see, et see järgmised peatükid, järgmised raamatud isegi räägivad sellest, kuidas ta läks selle toidu valmistamise aeg, kui tal kõht oli tühi ja kui ta nägi seda unenägu. Kuidas ta läks roomlaste juurde, kuidas ta ristis roomlased, kuidas nad palvetasid seal, kust hakkas see kulutulene edasi levima Roomas, kust hakkas kristlus levima, kuni ühelt maalt see jõudis sellisesse staatusesse, et isegi Mitra kummardajast keiser nägi, et ainus võimalus rahvast ohjata oligi see, et teeme ametlikuks religiooniks või ametlikuks usuks, teeme kristluse ehk siis nii-öelda selle looja õpetuse, selle järgmise faasi, mitte selle loomaohverdustega, selle esimese seaduse, nii-öelda vana seaduse, vana testamendi. Et võtame üle selle kristluse ja me saame inimesi sellega kontrollida, aga selleks, et inimesed võtaksid kristluse omaks, siis segame sinna sisse kõik meie vanad traditsioonid, olgu see Lupercalia või olgu see, millest tuleb see valentiinipäev või Tamuusi Babyloonia kuninga Nimrodi, kas see oli nüüd poeg või pojapoeg, et tema sünnipäev on ju 25. detsember.
et kõik need erinevad loomismüüdid erinevates Norra või Skandinaavia, Kreeka, Egiptuse, need mütoloogiad, need võrdlused Nimrodiga on palju suuremad. Noh, olgu need igasugused need jumalused, olgu need Odinid või Toorid või Raad või mis iganes on ju, Seusid, et Apollod. On see printsipaalvõim, need on need hübriidide seda, need langendinglite järeltulijate nii-öelda teine klass, nii-öelda Ubermentionid. Et see kõik on nii tihedalt omavahel seotud. Ja siin oli ka, et mitte keegi ei saanud siis Jakobi laste ehk siis Iisraeli laste ehk siis heebrealaste vastu. Nii kaua, kui nad olid ausad ja õilsad. Aga nii, kui nad hakkasid ennast segama nende praksistega, nendel maadel, kus nad pidid need rahvad välja ajama, mitte sellepärast, et nemad nii ausad ja õilsad ja head olid, vaid sellepärast, et need rahvad tegid neid kurjusi, neid laste ohverdusi ja kõiki neid muid asju nendele teemonitele. Sellepärast aeti nad välja. Aga kui nad hakkasid iseennast nende kommetega segama, siis toodi ka nende rahva sekka needus. Ja katk. Ja sellepärast käskis ka looja kõik need, kes rikkusid ta seadust, viimne küks ära tappa. Ja näed, üks tõi isegi sinna koguduse telgi juurde selle võõra naise, et rüvetada seda pühakoda. Ja sellepärast võttiski preestri poeg või preestri pojapoeg, võttiski selle oda ja lõi selle viimasest paarist lõi selle oda läbi. Et need juba läksid seda templit rüvetama. Selle nädala kohalikest sündmustest, Eesti sündmustest, välismaailmast, nendest sündmustest, asjadest, sest see on nii palju paralleele selle õpetustsükliga. See käib nii käsikäes, aga üldjuhul inimesed suudavad näha ainult seda esimest pindmist, seda pealmist siis esimese joone või käigu nagu lihtsamat tasandit, ütleme niimoodi. Aga nad ei suuda näha järjekorras metafüüsiliselt teist, kolmandat, neljandat, viiendat, kuuendat käiku ette. Mis implikatsioonid tulevad teatud tegudega, teatud lepingutega. Seepärast nii palju on tublisi inimesi, kelle süda ja hing ja mõistus tunduks nagu, et on õiges kohas, kes meie rahva püsima jäämise, oma järgmiste generatsioonide, oma lastelaste nimel seda kõike teevad. Aga lihtsalt kui tegeletakse asjadega, mida ei tohi teha, need sammused mustrid, need sammused probleemid kõik ju korduvad. Tehakse neid samu vigu, mida tegid meie esivanemad. Ja lihtsalt inimesed ei õpi. Ma ei hakka kedagi nimeliselt või üksikasjalikult taga kiruma. Mul on oma tutvusringkonnas piisavalt inimesi,
kes tegelevad nende sammuste lollustega ja ütlevad, et aga me ei tee midagi ju halba. Eks aeg annab arutust. Aga olgu. Meeldivat laupäeva ja head hingamispäeva.